Niisiis Eesti arengumudelist. Mina olen nende asjade üle mõelnud ja tõsi, nad on ka ette kantud siin maailmamessil. 2008 oli ka juttu tulevikuvankrist. No vaat, aga paarikümne aasta iseseisvuse aasta järel on meie Eesti riik oma riigi ehituses jõudnud tõsiste rahvastikuprobleemideni, nagu sündimuse langus, väljaränne ja maaelu hääbumine. Lõputult reformitakse haridust, tervishoidu ja sisejulgeolekut, mis langetavad nende taset. 10 aastat tagasi ühes meditsiiniajakirjas küsiti üle maailma, et mis on teie arvates see sõna või see mõiste, mis on teile kõige vastumeelsem. Ja vastus tuli üsna üksmeelne, see oli reform. Inimesed on tüdinenud reformidest. Ja see kõik kinnitab, et meil on vajadus arengumudeli järgi ja mitte, et see oleks meie soovunelmaks, vaid et see oleks kinnitatud aastatuhandete kogemusega ja aastatuhandete arenguga. Prognoose ja visioone on meil külluses, nagu Lõuna-Soome ülevedaja suur mäng või mis tahes. Alles 2 nädalat tagasi Ott Pärna visioonikonverentsil rääkis ka Tallinnast kui Läänemere piirkonna rahvusvahelise äritegemise keskusest. Ometigi keegi ei osanud ette näha, et kõiki neid häid ideid ja mõtteid rahvastikukriis laseb põhja. Eesti rahvastikutaaste regionaalprogrammi koostamise 10 aasta vältel kujunes nägemus Eesti arengumudelist. Ja nendeks on loodus, töö, perekond, kodu, mis leidsid juba väljaütlemist 5 aastat tagasi. Hiljem täiendati seda mudelit aga Rein Einasto poolt vaimsusega. Ja Eesti arengumudel sai kuju. Eesti tuleviku vanker peab olema 4 rattaga ja ratasteks on töö, perekond, kodu, vaimsus ja loodus. Enam vähendada rataste arvu ei saa. Ja lisada siia juurde ka väga ei saa, siis on juba 5-rattaline. Nende mõistete ühtsuses on kasvanud ja elanud inimpõlved läbi sajandite ja on toonud meid tänapäeva. See on sündinud vastastikuse abi ja konkurentsi tingimustes. Meedias ja tänapäeval rõhutatakse liialt palju konkurentsi. Aga see darwinistlik konkurents, see tuleb tasakaalustada koostööga, vastastikuse abiga. Üksinda konkurents või see darwinistlik olelusvõitlus, see viib meid lihtsalt kiskja instinkti väljaarendamisele. Nüüd pingutame mõistlust, mis on need variandid, kus need kõik rattad oleks koos, üheskoos. Tuletan meelde, töö, perekond, kodu
vaimsus ja loodus, kus oleks nad ühe korraga kõik olemas. Ma olen seda teinud ja pikka aega teinud ja kontrollinud neid mõisteid küll akadeemikuga, küll mõne teise suure ala mõne filosoofidega. Ja selgub, et selleks, kus nad kõik on koos korraga, on Eesti talu. Talus peremees või sulane astub majast välja ja ta ongi oma tööpõllul, on oma tööpõllul. Tal ei ole vaja kuskil minna kaugemale, tal jäävad ära transpordikulud. Ja mina väidan, et selles mõttes meie endisaegne talu ja kus ta on nüüd säilinud, need on ka ühtlasi mitte üksinda majandusüksus, vaid ka kvaliteetrahvastiku taastootmise üksus. Kvaliteetrahvastik. Ei maksa häbeneda seda välja ütelda. Ei ole kõik inimesed ühtemoodi väärtuslikud. Ja Juhan Aul kunagi juba 30. aastates näitas, et maaelanikud on tugevama kehaehitusega kui linnaelanikud. Omaaegse põllumajandusteadlase Abel Käbini järgi, ta on kirjutanud raamatu Vaim ja muld. See ei ole tuttav, sest ta seisis nõukogude ajal seisis ta erifondis. Aga üks tema peatükke seal kõlab: Eesti talu kui kohusetunde ja vastutustunde kool. Nii et vaadake, talu kui õppeasutus. Ometi talude arv üha väheneb, üha rohkem inimesi lahkub maalt linna ja linnast väljamaale. Minu hea naaber, maakler, tunnistas ka, et mida mina väga räägin või tahan, aga inimesed tulevad ja nõuavad ikka omale elamist linnas. Kuidas päästa siis maaline elulaad? Oleme kavandanud juba 10 aastat tagasi Eesti rahvastiku taaste regionaalprogrammi. Selle sisuks on kuni 2 hektari suuruse maatüki andmine tasuta perele, kuhu see rajab riigi ja omavalitsuse abiga oma kodu. Kahjuks riigimehed ei taha või ei viitsi seda eraaret käivitada ja saan resümeerida, et tulevikuvankri metafoor, see on niisugune, siin on kõik nagu kõige olulisem üldse, mis inimese elust maailmast saab kokku võtta, teda enam vähendada ei saa. Ja selles metafooris töö ja vaimsus kujundavad inimese. Töö ja vaimsus kujundavad. Perekond ja kodu tagavad elu kestmise. Ja kõik see toimub looduse hüvede arvel ja tänu nendele loodusele. Ja seda sama ma rääkisin ka, ütleme, kitsamalt ja mitte nii välja arendatult rääkisin aastal 2008 Maailma messil. Siis tuli minu juurde üks vanem tagasihoidlik mees ja kinkis mulle ühe linoollõike. Selles oli kummaline vanker, kummalised mehed seda vedasid ja ma isegi ei märganud küsida, miks mulle seda antakse või olen unustanud selle ja mitte midagi enam teha ei saa, kui ma täpsustasin, et kes see mees oli, siis see mees on tänaseks juba lahkunud 2018.
8 sügisel ta suris, oli Olev Viitmaa, filmimees ja meediaõpetaja Kullos. Nii palju nüüd järele jäänud paberitest selgitasin. Aga just tema kinkis mulle selle kummalise koopia, mida ma võin teile ütelda, kui äraspidine tulevikuvanker. Seal olid mehed, kes trügisid seda vankrit, kes seda vedasid, neid peibutati niisuguse vorsti jupikesega ja mõned olid sinna vankri alla juba aetud. Üks mees käristas lõõtsmoorikat ja ühtekokku selles pildis oli minu jaoks üksnes äraspidine tulevikuvanker. Seda ei tohi me järgida. Ja lõpuks mul jääb tänada Helve Laksbergi ja Lembit Reimalit. Neid tuleks nimetada tulevikuvankri ristiemaks ja ristiisaks, sest ilma nende pealekäimiseta ei oleks tulevikuvankrid olnud. Aitäh! Väga hea selline ja väga selge nägemus Eesti tulevikust, aga kes see võiks olla siis see mees või naine, kes räägiks sellest? Sest et kui keegi räägib, meil on akadeemik Anto Raukas, kes akadeemiast räägib, me teame, et seal on palju akadeemikuid, aga kas keegi teab siit saalist, kui paljud teavad, kes on akadeemia president näiteks? Tõstke käsi, kes teab, kes on Eesti Teaduste Akadeemia. Väga vähe selle suure saaliga, aga aitäh nendegi. Tähendab, ma tahan seda öelda, et kui ei ole eeskõneleja maaelu, siis maaelu on kusagil 3., 4., 5. järguline küsimus. Kas teie oskate öelda, kes see võiks olla Eesti riigis? Ma ütlen, et kahtlemata neid on ja nad peaksid võib-olla võrsuma Põllumajandusakadeemiast. Aga nende häält ei kuule. Kas nad peaksid ühitama, et kuulge teie seal moraalsed värdjad, räägime maaelust ka, et neid kuulatakse? Ma pean tunnistama, et meie president Arnold Rüütel on alati maaelust rääkinud ja seda heas mõttes. Ja ühtlasi ka tema on see, kes eraare väljatöötamist toetas kogu ihu ja hingega. Ka tema rääkis sellest, aga need rääkimised ei ulatunud eriti kaugele, sest meie meedia on orienteeritud millelegi muule. Meie meedia on orienteeritud skandaalidele. Normaalsest elust nad kirjutada ei taha. Vastus on, et sellist meest praegu ei ole. Võib-olla kunagi Lennart Meri oleks teda kuulanud. Peame otsima ja leidma.